Tere õhtust! Armu ja rahu meile kõigile. Olen tulnud siia, et tuua tänu. Olen õppinud juba lapsepõlvest, et Jumal kuuleb palveid ja tal on meiega asja. Tema abiga on võimalik läbi tulla mitte ainult keerukatest, vaid lausa võimatuna tunduvatest olukordadest. Neis hetkedes tähendavad kaaskristlaste palved, nende julgustused ja kinnitamine väga palju. Täna tahan tunnistada olukorrast, mis tuli minu ellu 1,5 aastat tagasi. See oli 2024. aasta suve algus ja minuga oli hästi. Aasta varem olin lõpetanud oma järjekordsed õpingud, kaitsnud magistritööd. Ma tegin kõvasti tööd, samas sportisin ja toitusin korralikult. Aga mind oli hakanud häirima üks väike terviseteema. Ma ise ei oleks sellega midagi ette võtnud, aga mu naine käis peale ja sundis mind arstile pöörduma. Ma ei olnud 9 aastat perearstil käinud, sest mul lihtsalt ei olnud sinna asja. Viimati, kui ma seal käisin, vajasin ma talt tõendit maratoni jaoks, selleks, et mind rajale lastaks. Mul oli väga tubli perearst, kes otsustas mu tervist põhjalikumalt kontrollida. Ja järgmisel päeval helistas mulle pereõde ja ütles: mees, sinuga on halvasti ja sul on kiire. Sellest telefonikõnest algas teadmatuse aeg. Õnneks ei kestnud see aeg kaua. Pärast mitmeid uuringuid oli mul 6 aega hiljem raviarstiga operatsiooni aeg kokku lepitud. Selleks ajaks oli selge, et mul on vähk, mis on algkoldest välja kasvanud, kuid ei olnud väga agressiivne. Kuna vähk ei tekitanud mulle mitte mingeid sümptomeid, oli selle avastamine Jumala arm. Operatsioonile eelneval päeval tegin Mustamäe haiglas veel trepijookse. Mitmeid kordi, ikka niimoodi esimeselt korruselt 13. sinna tehnilise korruseni välja, üles, alla. Mu keha toimis, ma nautisin seda. Hiljem taastudes lugesin, et mu haigus oleks võinud progresseeruda ilma sümptomiteta kuni 4. staadiumini. Valud oleks võinud tekkida alles siis, kui vähimetastaasid oleksid luudesse jõudnud ja ravimise seisukohalt oleks võinud olla juba hilja. Seepärast teadsin, et pean oma lugu rääkima. Mehed, kes on üle 50 ja ei ole regulaarselt tervisekontrollis käinud, võtke see ette. Autoga käime hoolduses, miks me ei tee seda iseendaga? Mulle anti armu. Kuu pärast uuringuid oli operatsioon. Teadsin, et mu arst koos meeskonnaga teeb selliseid sageli. Aga me oleme inimesed ja need ei ole mugavad situatsioonid. Kui ma vähi olemasolust teada sain,
kuid midagi täpsemalt veel ei teadnud, sealhulgas, kui agressiivne see on ja kas see on mu organismis laiali läinud, siis ma palusin, et Jumal annaks mulle kas rahu, kui ma pean minema, või kindlust võidelda, kui ma pean sellest üle saama. Neid, kes minu eest palvetasid, oli palju. Ja ma olen neile kõigile väga tänulik. Mulle kinnitati, mu vennad kinnitasid, et ma ei pea mõtlema surmamõtteid. Jumal andis mulle rohkem, kui ma paluda oskasin. Ma sain need mõlemad. Nii täieliku rahu kui ka kindluse kogu ravist läbiminemiseks. Päev enne operatsiooni, kui ma olin juba haiglas, jutlustas vend Allar Känd Kalju koguduses. Ta rääkis suurte mägede ületamisest, suurte katsumuste võitmisest. Tsiteerin siin vaid ühte tema loetud salmi osa, 1. Saamueli 14.6, kus Joonatan ütleb oma sõjariistade kandjale: sest pole midagi, mis keelaks issandat aitamast palju või pisku läbi. Aamen. Milline kinnitus? Kogu see jutlus, kogu see teenistus. Hommikul pärast operatsiooni sain intensiivravipalatis kuulata meeste hommikut siit sellest Jumala kojast. Sellised osaduse hetked on asendamatu väärtusega. Operatsiooniga saadi mu keha puhtaks sellest, mis ei tohtinud seal olla. Au olgu Jumalale. Põhiprobleem paranes kiiresti, kuid kaasnesid tüsistused. Kogu paranemise ja taastumise protsess kujunes pikaks kannatlikkuse kooliks. Organism taastus siis, kui mina rahulikult võtsin. Aga kui mina üritasin end kokku võtta, et ehk saab kiiremini paremaks, siis tulid tagasilöögid. Taastumise aeg oli ka vaimselt keeruline. Hakkasin kõikjal enda ümber nägema terviseprobleemidega inimesi. Vahest oli mentaalselt isegi keerulisem kui füüsiliselt. Vägisi tulid mõtted, et kas siis nüüd ongi elu läbi. Operatsioonist päevani, mil viimane toru mu külje seest välja võeti, läks 4 kuud. Igal õhtul sätid end selliselt magama, et endale häda ei teeks. Rääkimata kõigist igapäevastest tegevustest, mille sooritamine oli piirangutega. Selle perioodi lõppu jäi ka sündmus, millest ma olin kaua aastaid unistanud. Ja operatsioonil olin ma läinud teadmisega, et selleks ajaks saan ma küll korda. Olin aastaid mõelnud, et kui mu poeg doktoritöö kaitseb, siis ma tahan sõita Pariisi teda toetama. Unistus astuda korragi elus sajandite hõnguga ülikooli uksest sisse, kuhu lihtsurelikku ei lasta. Mida lähemale see sündmus jõudis, seda selgemaks mulle sai, et sellel minu unistusel ei ole antud teoks saada. Kogu maailm liikus edasi, aga ilma minuta. Nii raske oli leppida sellega, et minu soovid ja pingutused ei lugenud mitte midagi. Aga mul olid pere,
meedikud, lähedased ja sõbrad ning koguduste palved, need kandsid. Sel keerulisel ajal sai minu Jumal mulle palju lähedasemaks, kui ta sellesse aega sisenedes oli. Kõik, millest läbi tulin, andis ka mitmeid õppetunde. Kodanikuna olen ma pärast seda kõike, mis minu heaks tehti, palju tänulikum maksumaksja. Tundub, et Jumal lubab meid sattuda vahetevahel teistsugustesse oludesse, et meie palveteemad ja süda avarduksid. Õppetund oli ka see, et me ise peame olema valmis. Me läheme keerukatesse situatsioonidesse selle pagasiga, mille oleme enne kogunud. Operatsiooni järgsel ööl intensiivravipalatis andis mu kõrvalvoodis olnud patsient kella. See oli umbes kella 2:30 ajal öösel. Ma nägin oma voodist kella seina peal. Ta andis kella, et kutsuda õde. Kõik ümberringi oli vaikne, kõik üritasid hetkegi und saada. Kui õde tuli, siis see mu naaber palus temalt: ole hea, võta see viskipudel mu eest ära, muidu ma võin selle kogemata ümber ajada. Selline oli pagas, millega mu selleöine naaber oli sinna jõudnud. Haiglast kirjutati mind välja meie pulma-aastapäeval. Väljas oli soe ja ilus. Aga juba samal õhtul tekkisid komplikatsioonid. Olin jälle tagasi haiglas ja selle öö veetsin ma EMO-s. Hommikul pärast koju saatmist helistas raviarst ja kutsus mind uuringutele tagasi. Mu abikaasa viis mind autoga. Sõitsime siit samast kirikust mööda, linna poole. Tegime kõik õigesti. Aga Männi tänavaga ristumiskohas sõitis linna poolt tulnud auto meile vasakult küljelt juhi koha pealt sisse. Hiljem me saime teada, et tollel juhil olid narkoprobleemid. Ja ta oli 2 nädalat varem samuti õnnetuse põhjustanud. Sealt edasi viis meid mõlemaid kiirabi. Mind uuringutele, mu naise EMO-sse. Sellistel hetkedel ei ole enam ühegi elumuutuse jaoks aega. Kõik, mis on tehtud, on enne seda tehtud. Sellepärast on oluline, et meeleparandus, meele uuendamine ja pühitsus oleksid meie igapäevane seisund. Et meie ja Jumala vaheline kanal oleks avatud ja puhas. Siis saab elavaks ka Pauluse sõna kristlastele 1. Thessaloniklaste 5:23. Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna
meie issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks. Mitte mingiks teadmata ajahetkeks kunagi kauges tulevikus, vaid juba praegu, sest tema on teel. Tema tulemine on igaühe jaoks saabumas. Paneme end täna valmis. Au olgu Jumalale, aamen.